Ja ma tänan. Algatuseks ütlen kohe ära, et Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsiooni nimel annan üle ettepaneku see eelnõu kohe esimesel lugemisel tagasi lükata. Põhjusi, miks me sellise ettepaneku teeme, on mitmeid, aga veidi lihtsustatult öeldes võiks neid taandada kahele. Esimene põhjus on see, et meie hinnangul ei ole need seadusemuudatused reaalselt vajalikud. Fakt on ju see, et Eestis on vanglas peetud juba aastaid Jugoslaavia sõjatribunali poolt süüdi mõistetud isikuid, 4 isikut täpsemalt. Ja kui seda on tehtud, siis sellest ju nähtub see, et reaalselt ei ole olnud tarvidust tingimata nende seadusemuudatuste järele. Et on saanud väga vabalt neid inimesi Eestis vanglas pidada, ka ilma, et need seadusemuudatused oleksid tehtud. Ja ei ole ka raske mõista, miks see nii on. Need tingimused, millistel neid inimesi Eestis vanglas peetakse, saab kokku leppida selles lepingus, mille alusel need inimesed siis Eestisse tuuakse. Ja nii ka Rootsi vanglarendi lepinguga. Et kui me vaatame näiteks seda karistusseadustiku muudatust, mis on ette nähtud praegu selle eelnõuga 773, siis mul ei ole nüüd küll seda vanglarendi lepingu projekti kaasas, jätsin kogemata praegu oma laua peale. Aga kui te loete seda artiklit, mis käsitleb siis karistuse kandmise lõpetamist Eestis, siis te näete, et seal on seesama regulatsioon juba sisse kirjutatud. Ja põhiseaduse kohaselt teatavasti rahvusvahelised lepingud on osaks Eesti õigussüsteemist. Ja kas see norm on nüüd kirjutatud sisse sinna lepingusse või on ta kirjutatud sisse karistusseadustikku, sisulist vahet tegelikult ei ole, sest seda saab kohaldada nii ühel kui teisel puhul. Ja ma isegi ütleksin, et nende normide sisse kirjutamine karistusseadustikku ja kriminaalmenetluse seadustikku ei pruugi olla mõistlik sellepärast, et välisriikide vangide Eesti vanglates pidamine ei ole mingisugune selline standardne olukord. See on pigem erandlik olukord. Et kui meil näiteks enam ei ole seda rendilepingut, enam Rootsi vange Eestis ei peeta ja pole sõlmitud ka vastavat lepingut näiteks Belgia või mõne teise riigiga, siis need normid jäävad ju karistusseadustikku ja kriminaalmenetluse seadustikku sisuliselt ülearuseks, sest lihtsalt ei ole sellist olukordi, millele neid rakendada. Nii et ajutisi olukordi ongi võib-olla mõttekam reguleerida siis ajutiste meetmetega, nagu siis vastav vanglarendi leping seda on. Nii, seda esiteks. Aga nüüd teiseks, me ei toeta seda sel lihtsal põhjusel, et keegi ei varjagi ju, et selle seaduseelnõu mõte on luua siis eeldusi Rootsiga selle vanglarendi lepingu ratifitseerimiseks ja Rootsi vangide sadade kaupa Eestisse toomiseks. Ja meie, nagu oleme algusest peale öelnud, seda ühemõtteliselt ei toeta. Ma ei hakka siinkohal selgitama neid põhjuseid, miks me seda ei toeta, sellepärast, et see ei ole otseselt selle eelnõu temaatika, aga olgu öeldud lihtsalt väga kiiresti, et neid põhjuseid on mitmeid, terve rida, alates sellest, et see tõmbab ära siseturvalisuse valdkonnast inimesi, seonduvalt siis vajadusega koolitada välja väga palju uusi vanglaametnikke. Teatavasti on politsei- ja piirivalveametis palju täitmata ametikohti, samuti kaitseväes palju täitmata ametikohti. Nüüd, kui tõmmata sinna neid inimesi ära, siis on politsei- ja piirivalveametis ja kaitseväes veelgi raskem neid ametikohti täita. Ja nagu öeldud, neid põhjendusi on veel terve rida. Aga kuna me ei poolda seda lepingut põhimõtteliselt, siis me ei poolda ka seaduse muudatusi, mis loovad selle lepingu realiseerimiseks eeldusi. Aga nüüd väga põhimõtteline aspekt, millel ma tahaksin peatuda selle vanglarendi lepinguga seonduvalt, on see, et minu hinnangul seda lepingut sõlmides ei käituta Rootsi suhtes ausameelselt. Ja siin on koht, kus minu meelest võiksid teritada kõrvu nii Rootsi suursaadik Eestis kui ka Rootsi parlamendi liikmed, kui see kuidagi peaks nendeni jõudma. Asi on ju selles, et nagu meile justiitsminister selgitas õiguskomisjonis, kui ma vastava sisulise küsimuse esitasin, on Rootsi poolt väga suur ja laiapõhjaline huvi parlamendis selle lepingu sõlmimise vastu. Kas see vastab tõele või mitte, ma ei tea, aga ma lähtun eeldusest, et see, mida justiitsminister meile ütles, vastab tõele. Mitte ainult koalitsioonierakonnad ei poolda seda, vaid väidetavalt ka 2 suurimat opositsioonierakonda on selgelt ja avalikult öelnud, et nemad pooldavad seda. Kui see nii on, siis peab ütlema, et on laiapõhjaline toetus. Aga kuidas on lood Eestis? Kuidas on lood Eestis? Ma palun lisaaega 3 minutit. 3 minutit lisaaega, palun. Eestis on ju olukord täpselt vastupidine. Sellepärast, et vanglarendi lepingu sõlmimist toetavad ainult 2 koalitsioonierakonda, aga 4 parlamendis esindatud opositsioonierakonda on kõik sellele selgesõnaliselt vastu. Alates vasakpoolsest diapasoonist kuni parempoolse diapasooni lõpuni. Kõik on vastu. Ja mis muudab olukorra
halvemaks on ju see, et nendel 4 opositsioonierakonnal on küll parlamendis vähem kohti kui praegu koalitsioonierakondadel 2 peale, aga kõik märgid viitavad sellele, et aasta pärast toimuvatel valimistel see olukord muutub drastiliselt. Võib-olla ühiskonna hoiakud muutuvad selle aja jooksul, võib-olla uuesti Eesti 200 ja Reformierakond võtavad parlamendis enamuse, aga ma arvan, et me kõik saame aru, et see on pigem ebatõenäoline. Pigem on tõenäoline, et need 4 erakonda, kes täna ütlevad, et nad on selle vastu, on järgmises parlamendi koosseisus need, kes moodustavad enamuse. Ja selles olukorras minu meelest Eesti poolt ei ole ausameelne rootslaste suhtes sellesse lepingusse minna. Pigem võiks ju otsida sellist laiapõhjalist toetust ka Eesti parlamendis, sest vastasel juhul tekitatakse ju teadlikult ja tahtlikult selline olukord, et sõlmime selle lepingu ära kiiresti, laseme rootslastel hakata oma vangi Eestisse vedama ja siis aasta pärast valimisi Eesti pool teatab rootslastele, et teate, aga nüüd me tahame selle lepingu lõpetada, sest me oleme kogu aeg öelnud, et me ei poolda seda, see leping sõlmiti sellest hoolimata, opositsioonist üle sõites, aga meie seisukoht on selline ja me lähtume oma seisukohast. Ja mõelge, milline nöökimine. Rootslased on just vedanud oma vangid siia Eestisse, võib-olla kõik pole isegi kohale jõudnud veel selleks ajaks, ja nüüd öeldakse, et me algatame lõpetamise, võite hakata neid rahulikult kohe tagasi vedama. No see pole soliidne. See pole soliidne. Aga kelle poolt ei ole see soliidne? See ei ole ebasoliidne mitte tänase opositsiooni poolt, vaid see ei ole soliidne tänase koalitsiooni poolt, sest te ju teate, et meie opositsiooni poolt oleme deklareerinud, me ei toeta seda ja veelgi enam, kui me saame võimule, siis me seisame selle eest, et see leping esimesel võimalusel lõpetada. Seda on selgelt öelnud Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsioon, seda on selgelt öelnud Isamaa fraktsioon. Peeter võib mind täiendada, minu meelest on seda öelnud selgelt ka Keskerakonna fraktsioon ja sotsid saavad iseenda nimel rääkida. Täna nad on igal juhul selgelt öelnud, et nad seda ei poolda. Kas nad seisavad ka selle lepingu lõpetamise eest? Ma ei hakka teile praegu seisate. Näete, kinnitatakse ka seal. Ühesõnaga, kõik 4 opositsioonierakond ütlevad, kõik seisavad pärast valimisi selle eest, et see leping lõpetada. Ja ma ütlen veel kord, et minu meelest ei ole mõistlik sellises olukorras sellesse lepingusse sisse minna. Ja päris viimase asjana ma mainin veel 2 asja. Esiteks, Kaitsepolitseiameti ohuhinnang, mis selle asjaga seonduvalt on koostatud, tuleks avalikustada. Mina olen selle dokumendiga tutvunud, ma arvan, et mitmed teised on ka tutvunud ja te jagate ilmselt minu seisukohta, et pole mingit põhjust, miks see peaks olema salastatud. Välja arvatud see, et sellest nähtub, et selle ettevõtmisega seonduvadki väga tõsised julgeolekuohud. Ja kui see tuleks avalikuks, siis loomulikult oleks raskem seda projekti teil lõpuni suruda. Ja teine asi, justiitsminister on öelnud, et kui seda lepingut ei sõlmita, siis kaasneb sellega Eestile kulu 12 miljonit aastas. Suhtugem sellesse numbrisse väga kriitiliselt. Õiguskomisjonis me kuulsime, et tegelikult tühja vanglahoone kütte, elektri ja vee kulu on aastas ainult umbes 420 000 eurot. Nii et need numbrid on kõvasti üle paisutatud. Aitäh! Annan üle siis selle.